no nii, tere olmas Eesti rahvas. Selle video intro on nagu ta on, sest et kui ma seda video filmima hakkasin, mul ei olnud absoluutselt plaaniski, et ma teen sellest koristamisest omaette video, aga kuna sellest tuli üpris palju materjali, siis ma mõtlesin, miks mitte seda teha nüüd eraldiseisva videona. Igatahes, kui seda tahad näha, mida kõike ma leidsin oma riiulitest, mida ma polnud mitu aastat koristanud, siis vaatage edasi, sest et siin kooruvad välja nii mõnedki minevikus saladused. Näeme outros. Ja ma unustasin ka mainida seda, et mul on mõndades klippides käib mingi rõvek Brigiin või Bigi, iganes mingi nime hääl käib taustaks siuke krabisemine vahepeal, kuna ma arvan, et mul telefoni mikker on arvatavasti juba ära rikutud, kuna see on nii vana, ehk siis ma loodan, et see teil väga vaatamist ei häiri, nii et nüüd võite minna ja pidada edasi vaadata, vabandust nii paljude vaheklippide pärast. Ma mõtlesin, et ma koristaksin need toksariiulid ära, sest et ma need ülemised, see ma ei tea, kas koristada need ülemised, koristasin ka juba üks päev ära ja siis mõtlesin, et oleks ainult sobilik, et ma need kaks ka siin korda teeksin. Ja ma arvatavasti panen video timelapsile, kui mul mälu on piisavalt, ma ei ole kindel. Ja siis ühesõnaga panen muusikaga kohe mängime, nagu ei taha copyrighti saada ja ma arvan, et ma koristan seda, neid riiuleid siin päris tükk aega, ehk siis muidu oleks nagu igavaks, kui tavakiirusele vaadata. Asume koristama. Nüüd ma nagu tean, miks ma pole kunagi koristanud seda, et seal all mul on põhikooliaegsed, mingid töövihikud ja asjad ja siin on nii palju, siin on hästi palju põhikooliaegseid asju, näiteks mingi päevikud või jah. Siis ma leidsin veel ühe siukse sõbrapäevikaks alles, see on Kaisa oma, kui ta oli 4. klass ehk siis 28 aasta ja mina olen seda Kaisa sõbrapäevikaks ja ma lihtsalt loen teile ette lemmikfilm meie leetil Koduperenaised, siiamaani tõsi on ju, TV-saade Kodukeset linna, lemmikraamat Paula, parim bänd Katy Perry, muidugi, lemmiktoit kartulikaste, lemmikjook Coca-Cola, lemmiksait Reit või Ratte. Siis mul on see minu ratte kasutajaga, kuna selles päevikus actually on nagu minu MSN, minu ratte, minu Skype särki. Ja minu ratte oli siukse nimega nagu Ma pole uitu. UTTU. Ma kirjutasin selle veel mingi topet-teega, sellega on üliisik story taga, nagu täpselt see, kui ma selle reidi omale tegin ja värki. Ja mulle meeldib jäätis, mulle ei meeldi ülbed, kelleks ta on saada lauljaks. Ütleme, 2008 aastal ma ei teadnud, et ma ei oska laulda ja suurim soov on oma tuba. Ja siin joonistus on siuke hea õde oled, sulud, L sulud, ehk siis süda, kalli, XD, äge. Üks asi, mis te võiksite alla kommentaaridesse jätta, on see, et kui teil oli reidikonto või rattekonto, siis jätke alla, mis teie nimi oli, kasutanimi. Kaisa tehtud mulle, kallis õde, ei kalli õde, šalalala, parim õde, jutumärkides, shady. Täitsa mul siukse One Directioni päevik ka, I was going through a phase, okei, nagu see pole isegi kõige hullem või nagu kõige siuksem mandiilikum asi, mis mul on. Okei, ma leidsin seda väga huvitava lehe. Videoideed 24. juuni 2014. See on üli huvitav, sest kui keegi ei tea või nagu ma arvan, et paljud ei tea, ma tegin kunagi YouTube'i nagu need videoideed on 2014 aastal. Need videoideed olid siis, kui ma tegin ühte teist YouTube'i kanal. I was a YouTuber back then, okei, nagu 2012 ja 13 aastast ma tegin ingliskeelse videosid One Directioni teemal või One Directioni teemal ja I was popping off ja siis ühele videole tuli minu arvates liiga palju jälgijaid või liiga palju vaatajaid ja siis ma kartsin, et sõbrad leiavad üles ja hakkavad pullima
ja siis ma lõpetasin oma YouTube'i karjääri ära seal, selle Wondi teemalise. aga see on vist mul tehtud, kui ma tegin sõbrannaga koos YouTube'i. Shoutout Kristjanile. ütleme nüüd, kes teab, see teab. aga jah, siin on mul siis videoideed kirjas, mis me tahtsime teha. Need on need, mis me oleme siin ära oleme ka teinud. Me tegime Tin Can Challenge'i, Blindfolded Makeup Challenge, Things to do when you're bored, Chubby Bunny, YouTuber Whispers, emoji, üks emoji video, et arva ära, mis emoji ma teen põhimõtteliselt. ja nagu it was a great time, not gonna lie. ma mäletan üli hästi kõiki neid videosid, mis siin kirjas on, nagu neil on need minust jutt kuskil üleval, aga need on nagu ilmselt varjatud. aga võib-olla, kui rahvas tahab, siis kunagi me Kristiniga võime reageerida nendele videotele, kui ta on valmis neid uuesti vaatama või neid avalikkuse ette jagama. aga ütleme, et need Wondi videod, mis ma kunagi tegin, nagu need olid, it was something else, nagu ma olin 12-13, hardcore, directioner ja see oli üks omaette ajastu, ma ütleks teile. aga jah, ja nüüd ma lihtsalt I'm going through some, miks ma inglise keeles räägin? ma ei tea, vaatan neid päevikuid, kuna ma ei ole kindel, kella ma on, siis ma mõtlesin, ma vaatan, kella ma söön. aga see on ka sama. ja siin on kirjas Moki Town. nagu kui teie teate, siis Moki Town või te olite Moki Townis, siis pange videole like, sest see oli ikka nagu lahe, nagu Club Penguin, Moki Town. mis meil veel olid? mul ei tule ühtegi enam. siin on Kaisa mingi art pieces on ju, nagu ma ei tea, artist on meil siin kodus. nüüd vaadake Kaisa seda kunsti Instagramiga kaisart.est äkki või, nagu kaisart.est, siuke värk. ma neid pilte ei tohi siin näidata, aga ära jupp. jah, ma ei tea, kas another art piece. ja siis ma mõtlesin, võib-olla panengi kõik asjad siia. ahah. ma siin siia kinni keebunud. ja see on mingi ülinunnu lehmapilt. siin on veel mingi linnupilt, see on halb luhk või? Sorry. siin on ka Portugali sõnastik. Tuleb siit tolmu pealt ära puhuma. loovtöö, Karani Käsper, etteütlus. Eesti keel, not my thing. võita, kas seal loodades, kas seal on mingi kirjandus ka, äkki saab lugeda teile midagi. oh my god, ülihuvitav. mul on üks klassikirjand siin ja ma ei mäleta, mis selle teema oli, aga ma tegin siin, ma ei ütle nagu kõiki nimesid ei ütle välja, aga ühe sõbranna, ta väikse ajal on nagu ülisüke, või vähemalt tol ajal see oli ainus nimi Eestis, aga ma ei ole kindel, kas see praegu on, aga ma igaks juhuks ei ütle ka midagi. aga ta õel oli hästi siuke, nagu sellist nagu originaalne nimi, et ma ei tea, et kellegi teisel oleks olnud seda ja ma reaalselt kirjutasin kirjandi sellest nimest. mis siin veel on, kas mul on veel mingeid? see on nagu 8. klassiks, siis mul juba nagu siin midagi nagu toimus ka on ju. Dramatic as bitch lihtsalt. klassikirjand. pealkirja me tuleme suves, ma arvan, et see anti meil ette. aeg möödub tõesti kiiresti. on raske uskuda, et alustame taas kooliteed. tundub, nagu oleksime just eelmise õppaasta lõpetanud ning jäätis käes rutanud suve nautima. Okei, see oli lihtsalt sissejuhatav lõik, aga klassikirjand Minu reis. siis, kui ma käisin Nempsi ja vennaga Egiptuses. kui te tahate, ma võib-olla mingi teisides loeksin neid, siis andke teada, sest et ma arvan, et neid võib suht naljakas alati kuulda, kuna ma ei ole üldse nagu kirjandi inimene, ma ei oska üldse kirjandit kirjutada. nii et jah, oi, see on kaelakeel. okei, see on Kaisa oma. see on Kaisa oma, nagu, sorry, ma loodan, et ta lubab neid päevikuid nüüd, aga nagu she was going through a phase as well. nagu vaadake ta päevikuid. mis see on? see on mingi, see on mu isa arvuti mingi teema. siis juhe, ma ei tea, mis juhe, meil on kogu aeg ülipalju neid igal pool. see on, mis see? mis seal siin veel on? see on doominod. oi, issand. nagu neid ajakirju on mul liiga palju. oi, kui ilus. Kaisa tehtud jälle. Neid ajakirju on mul liiga palju. see on siis, kui mul tuli see 5 sausage stage või 5 seconds of summary stage. kui keegi tahab neid plakateid, hit me up, on ju. Oh my god. muinaslugusid ja mõistujuttu loomadest. see oli mul kunagi nagu siuke välja õppust, jah. see on mingi, kas see on 10 oma või? 2
24, 11. 10 paber on siin. Mingi lamp. Oi, see raamat oli mega tore. Kas see on... Miks mul on gümnaasiumiaegne bioloogiaõpik kodus? Selle ma pean siis kunagi kooli tagasi viima, sorry. Mida äkki ma otsisin seda ülikaua? See on veealune see telefoni ümbris. Siuke jumala uus kotikene. Lähed sellega ise niimoodi filmide pildist vee all. Tried and tested. Ma ei tea, kas ma tellisin selle või ma ostsin mingi kütuses koha peal selle. Aga selle peaks ära pesema. See oli mul ülipikalt kadunud ja nüüd me näeme, kus see on. No muidugi. Nüüd on nagu see lõbus osa läbi saanud siin. Mis mu ümber siin kõik toimub? It's a mess. Nagu... Ma ei tea, kust alustada. See on minu 8. käsipäev, eks ole. Ja siis 8. klassis ma olen nagu nii täiskasvanulik. Et ma võtan nagu siukse ühevärvilise selle päeviku, et ma ei võta ära neid mustrilisi mõttetuid lahedaid. Sul on mingi rohelise teemaga, see on minust vahepeal või rohelise sinise teema. Jah, see oli nagu see huvitav aeg taaskord, et ma ei tea, kuidas harilikke murda saab. Ja siis veel üks kunstiteos, hallo, Eka, võtta mind vastu. Siis siuke erinevad fondid. Sellega mega random, aga leidsin mingi siukse Ratatouille pildi. Nii nunno. Ei, rahvas, we're getting to the great stuff now. Põhimõtteliselt tagasi sinna One Direction ajastusse, eks ole. Mis mul siis siin on? Mul on veel ühes seal taga ühes tumbakastis on ka veel need One Direction asju. Aga mul on seal isegi teratagused. Oi, see on nii kina, seda panen peada pärast. Siis vaadake uuesti, need on Niali küüned One D ajast. Käisin nendega, ei kontsertil ma nendega ei käinud. Koolis käisin küll nendega, ma olin mingi tere, hei, toimub nagu Siis ma olin mingi, ma säästan neid mingi eriliseks ajaks ja mingi mis iganes. Nii et kui ma kunagi peaksin Niali või One D mingi, kui nad kunagi reunionivad, siis need on minu go-to nails. One D kleepsuraamat. Okei, eks ma ka neid uuesti kasutama, siis lihtsalt üks rihmekene, sest kindlalt see ei lähe mulle enam ümber. See on mu see 5 Seconds of Summer VIP, siis noor mina. Siis mingid vanad kõrvaratid, LG omad. Käevõru, mis ma ise tegin. Nagu ma ei saa seda ära visata. Okei, aga meigikotina. Might as well, siis mingid üldikud maailmad enam ei tööta. Nope. See on väga ettevõtlik. Siis One D pliiatsid, siin pole üks hästi näha, aga nad on nagu see pea, et need on teibitud, pole kordagi kasutanud neid. Okei. Siin on mingid sussid. Ja veel ühed sussid, ma arvan, et need võib ära visata, pean emaga konsulteerima. On siin hulganisti. Suveniire. Oh my lord. See nukk on küll katki, ma ei tea, mis see katki on. Aga ma teen mul ja Kaisa mõlemal oli siuke väike nukukene. Ma arvan, et see on minema. Tahaks öelda, see on minema. Oi, tal on pead over tee. Nii, no. Ja siin on see teine nukukene. Tere, best buddies. Pikim reis, mille elust läbime, on teekond peast südamesse. Halb uudis on see, et aeg lendab. Hea uudis on see, et sina oled piloot. Kui on hirmus kiire, pole suuremat naudingut, kui jätta kõik tegemata. See on siis ähvline sellest koristamisest. Siin on 2 lauamängu ja siis mingi pudi-padi ja siis One Directioni kotikene, kus on üks asjad sees ja siis siia alla jäi lihtsalt seal taga on mingid kingikotid, mida saab taaskasutada ja siin all on veel üks kast päevikute ja märkmikutega ja siin on üks lauamäng, DVD-mängija ja siis veel see kotikene ka seal. Aga kell on praegu 11 ja ma hakkasin koristama 4:30
eks ma just tegin siukse 4-5 tunnise pausi vahepeal, kuna ma ei viitsinud enam koristada, aga nüüdseks on kõik põrand on puhas, ehk siis ütleme, et päeva eesmärk on siis täidetud. No nii, mina jälle siin, nagu näha, siis sa oled videoga õnnelikult lõppu jõudnud. Suured tänud, kui sa terve video lõpuni vaatasid. Kui sulle meeldis see, siis pane kindlasti vajuta seda like nuppu siin all ja kui ei meeldinud ja kui mitte kuidagi muud moodi ei saa, siis pane sellele videole dislike ehk siis niimoodi pöial alla ja siia alla kommentaarides sa võid ka jätta nii-öelda tagasisidet, et kuidas sulle seda tüüpi video meeldis, et kas sooviks näha veel mingisugust koristamise laadset asja või millist sisu sina siis nii-öelda siit kanalilt ootad või millist sisu sa vaadata tahaksid. Nii et jäta see kogu info siis alla kommentaaridesse teada ja samuti vajuta ka seda punast subscribe nuppu siin all või siis telli nuppu, et järgmine kord, kui ma panen uue video ülesse, siis sa kohe näeksid seda ning sa võid panna ka selle notification bell'i vist, mingi teadaannete, mingi kellakene, et siis kui ma video üles panen, siis sulle tuleb kohe ka teadaanne, et on kergem uutel videodel silma peal hoida. Kohtume siis juba järgmises videos ja bye!